see on Helsingi ametlik jõulutänava avamine. Toimus 20. novembril aastal 2016. Jõudsime kohale umbes kell 4 ja muidugi kusagil parkida ei olnud. Otsisime parklat ja lõpuks leidsime parkla Stockmanni alt. Stockmanni aruline parkla oli ainukene koht, kuhu sai parkida. Siis mööda Aleksanderit kadut marssisime sinna peaväljakule. Ja seal oli hästi kummaline, kuna esinesid mingid täiesti suvalised tegelased, mingid heategevuslased ja siis korraga inimesed moodustasid enda seas mingisuguse tee, mida pidi tuli siis jõuluvana. Ja muidugi umbes samas jorus esines ka poolpaljaste musklis meestekamp nimega Scandinavian Hunk, mis pidada tähendama Skandinaavia meesiludused. No seal teadustaja ütles ka ennem ette juba, et kuna siin on enamus vankritega noored emad, siis noored poisid lähevad ilmselt väga hästi peale ja nagu te siit pildit näha võite, siis ongi väga palju emadega, lastega emasid on siin väga palju. Ja üldiselt kui me olime kusagil tund aega seal üritusel olnud, siis hakkas nagu selgeks saama, milles see üritus üldse on. See oligi selline rõõmus pühade aja alguse tähistamine, mille peamine koht oli siis jõulutulede süütamine. Siin te näete praegult siis seda paraadi ja tänava vaates näete, et tänavatuled põlevad ja täpselt kell 16.00 oli kirjas siis kavas, et süüdatakse Helsingi peatänaval jõulutänaval jõulutuled ja täpselt nii ka läks. Nii et jõulutuled põlevad. Siis toimus siuke paraad, seesama seltskond, kes ennem oli siis sealt peaväljakult mööda käinud. Seesama seltskond siis nüüd mööda seda jõulutänavat liikus siis linna teise keskusesse Stockmanni poole. See paraad oli väga huvitav, see oli väga palju erinevaid elemente. Siin nagu näiteks näete laste raamatukogu bussi möödumas. Selle järel tuleb siis seltskond trummareid, mis oli selle kõige heliliselt kõige huvitavam. Ja need trummarid olid Helsingi muusikakooli mingi trummigrupp või midagi siukest, nii et nad ei olnud isegi mitte mingid profid, vaid olidki nagu mingid õpilased. Ja väga kummaline oli see, et peale trummarite laste raamatukogu bussi olid siia ka kohale aetud siis, siin on 2 klouni, aga olid seltskonnad koertega. Ja siin on nüüd sellised pikad koerad, nagu vorstid, need on minu arust need Inglise politsei koerad, ma ei mäleta, kuidas need nimetatakse. Ja see oli väga kummaline, kui üks koertest haukus, siis see tundus umbes midagi sellist nagu hüljes teeb. Vahest looma saadetest on kuulda olnud, kuidas hüljes teeb. Aga muidu oli väga põnev. Ja koerad kõik olid kaunistatud, koera omanikud olid kaunistatud, nii et see oli nagu täiuslik jõulurongkäik, jõuluparaad. Siis kaunistatud koera omanik ja kaunistatud koertega. Kusjuures koerad siis ka kõik linkisid. Siin hiljem muideks tuleb veel erinevaid koeri. Ühed olid dalmaatslased ja ühed olid siis niisama pupi-lupi krantsid. Ja kõige üllatavam seik selles paraadis ei olnud ka isegi mitte vanaaegne tramm ega vanaaegne tuletõrjeauto, mis siin praegusel hetkel näha on. Mis on ka mingit pidi nagu aru saadav, et tuletõrjeauto ja päästeauto ja kõik. Et need ei ongi kõige üllatavamad. Aga kõige üllatavam seik selle paraadil oli siis Tšaikovski Pähklipureja balleti terve seltskond, kus olid baleriinid, kostümeeritud balletitantsijad olid kohale aetud. Siin oli jah siis lumememm, mida siis sihukese lumetraktoriga ringi tassiti.
see võib-olla nii väga tähelepanu ei ole, see on hoopis tekitanudki. Valge täispuud aga see balletiseltskond kohe jõuab siia ette. Ja veel üks kummaline vaheseik siin selles samas rongkäigus oli siis Sinebrühhofi hoburakend, mille peal istusid lapsed. Et nagu korraks ei suu lahti. Tõesti, siin nüüd näetegi siis Tšaikovski Pähklipure ja balleti neid hiiresõdalasi või rotisõdalasi, kes iganes need on. Igal juhul sellest bussist, mis siin kohe nende taga tuleb, tuli tugevat seda Tšaikovski muusikat ja see oli nagu väga põnev. Ja ta, muideks, kui see buss mööda läks, siis siin selle bussi juures oli tugev jõulukuuse lõhn. Ma ei oska seda seletada ja ma ei usu, et see Miru kuusk seda andis, aga igal juhul see lõhn oli väga tugev. Samamoodi oli selle auto taha pandud ka lumeprits ja mis ei olnud siuke päris lumi, vaid see oli mingi vaht. Ja siin te näetegi päris kostümeeritud balletitantsijad, uskumatu ja niivõrd vahvad. Ja see õues oli muideks üsna jahe. Väga soe ei olnud ja need tüdrukud siin nagu näete on ka sellistes üsna nagu nad siin kõvasti tantsiga jutsuvad võib-olla lihtsalt, aga need olid jah, see oli nagu selle kogu selle rongkäigu kõige põnevam koht üldse, see oli kõige vahvam koht üldse. Siin taga tulevad siis samast balletist veel need tinasõdurist sõdalased veel ja siin jah, siis tuleb jõuluvana, kes on meil kihvt vana jõuluvana, siuke rääkis ka siukse uduse jõuluvana, oligi nagu Lapimaalt oleks mingi laulupukki tulnud. See oli nagu väga vahva. Ja see oli hästi kummaline, et kogu Aleksandri kadu oli paksult inimesi täis. Palju see inimesi võis olla, ma ei tea. Pakun, et 1000, 2000, ma ei oska pakkuda, aga igal juhul päris kõvasti inimesi. Ja ka peal väljak oli inimesi täis. Et inimesed kõik tulid nagu seda sündmust tähistama, mitte keegi ei olnud purjus, mitte keegi ei räusanud, ei laamendanud. Kõik oli siukene kuidagi pühalik, helge, rõõmus, tore, samas ei olnud üleponitatud midagi. Kõik ootasid seda nagu paraadi, see paraad oli siis jah kogu selle ürituse pea atraktsioon. Siis ma ise enda peas jõudsin sellise tõdemuseni, et selline jõulutänava avamine on võimalik ainult küpses ühiskonnas, et ta tundus igati selline grown-up üritus olevat, kus ei olnud liigset räuskamist ega liigset sellist rabelemist, kõik oli tehtud minimaalse eelarvega, samas maksimaalse osavõtuga. Väga vahva päev ja väga vahva üritus.